Tervist, armas rahvas, oleme siin Tartus Hando Kruuvil külas ja rahvas tunneb teda kui Tartu Da Vincit. Ja oleme siin tema kodus garaaži keldris, kus siis võngub pendel, mille on ta leiutanud ja registreerib huvitavaid võnkeid. Hando ise on siin kõrval hoiab ühte huvitavat suuska. Enne kui pendlist räägime, tahaks selle suusa kohta küsida, et kus see siis see idee on tulnud ja mida see sinu jaoks tähendas? See suusk on päris tõesti Nõukogude Liidus ehitatud teine suusk. Esimene suusk on ka siin kuskil, aga see suusk sai juba ehitatud ekstra mootorveesuuskade jaoks, nimetati seda rahva poolt põrgumasinaks ja selleks sai loodud paraja laiub hea kandega ja mootor käes sellega mööda vett kihutatud. No, me kuulsime ka seda, et venelastel oli tollal hirm, et sa sellega ära paget selle põrgumasinaga, et kui reaalne see hirm oli neil? No alati hirmul on suured silmad ja venelane kartis jo pööraselt, et keegi põgeneb ära, aga tegelikult põrgumasinaga, kui sõita äärmiselt 15 minutit, siis on sul täielikult võhm väljas. Ja lihased haiged. Jah, niimoodi. Ja kuna ta sõitis kuni 50-60 kilomeetrit tunnis, siis võite arvestada, kuhugile kaugele sellega ei jõua. Aga hirm oli neile suur ja ma sain sellest oma nuhkide brigaadi taha, nad jälgisid mind igal pool. Ma tundsin need juba ja mul meeldis need väga narritada. Said sa ka mõned auhinnad või autasud oma kiire sõidu eest? Neid autasusid ma ei saanud, aga see Vene žurnaalides igal pool teda populariseeriti ja minust tehti venelane. Nii et 6-7 varianti, kus ma olin Ivan Krunov, Krukov, Kruf, Krut ja kõik muud ja venelane korrespondent, Mosfilmi korrespondent ütleb mulle, et mis nimi see on, Kruv? See ei ole küll see familia, Ivanov, vot teda familia. Ja ma sellega muidugi protesteerisin, siis nad enam mind näha ei tahtnud. Aha, nii et nad siis venestasid su ära, aga nad ikkagi siin näha ei tahtnud. Nii, nad ühesõnaga paljudes žurnaalides ta oli populariseeritud, ta jõudis ka välisžurnaalidesse, näiteks oli Vaterski ja Itaalia žurnaalides oli sellest pilte, seal kutsuti mind 20 aasta nõiaks, stregaks ja selle toredad pildid ja jutukesed. Nii, no ühesõnaga päris huvitav oli. Asi lõhnas tegelikult ju skuutri järele, et me kuulsime, et see võiti saada inspiratsiooni. Jaa, ma pöördusin Fankeli poole, tahtsin temalt mootorit saada, et see oli liiga raske saada, väike võimas mootor ja Fankel ütles mulle, et ei, kuule, sa oled hull, läänes keegi sellega sõitma ei hakka, see lõikab kohe jalad alt ära. Et tee parem niisugune asi, kus on leistang pihus ja siis võib see reaalne olla. Teie tehke see asi ja mina arendan seda edasi, teie arendage seda leistangiga asja edasi. Ja nii nad arendasidki ja Jett hakkas sündima. Kes siis esimesena Jetti valmis tegi? Minu meelest ta tegid ka sakslased või Ühendriigid, nii et see põrgumasin levis väga kiiresti ja et väljakutsed tuli mulle 9 riiki ja kuhugile ma muidugi ei saanud ja kui ma ausalt ütlen, siis esimese korraga ma oleks tagasi küll tulnud veel. Ma olin oma veesuudate gruppi, ma olin nii armunud, et see oleks nagu lapse tapp olnud, kui ma oleks siis ära põgenenud. Aga teine kord oleks ma ära küll läinud. Mis aasta siis oli? See oli 58-59 aasta. Kes oli võimul siis Vene juhtidest, kes Brežnev juba oli? Ma arvan, ei Nikita Sergejevič, Rušov oli ikkagi. Rušov ajal oli, jah. Kas asi juba sulas siis, et? Noh, mis seal sulas, aga mina sellega palju tähele ei pane pöörad. Ma tegin minne trikki ära, küll KGB jõudis joosta, nad said sellest palka. Et sa tegid neile tööd? Tegin tööd. Vaatame selle põrgumasinad ka, mis on siis selja taga või siin teisel pool pendlit. Et see võib öelda, siis on Jeti eelkäija, et
kas sellele sai ka sul patent võetud tol ajal või läks ei, see läks nii, hetkest läks ta kohe rahvusvaheliseks ja oli selline mees nagu Boris Pirk, kes oli mul, ta oli nagu kirjavahetaja ja tegelikult ta mul esimene nuhk taga ja noh, muidugi nii palju teda nagu usaldati, siis minuga arvestati. Ja ta püüdis minu käest leida kõik informatsiooni välja, põhine oli kogu aeg, kus sugulased välja lasta, nii tohid, ma saan sugulastega kokku. No ja nii ta arenes, nii et see oli üks hetk, kui ma tegin teisel päeval sõitsin Kvissandalist Tartusse ja maandusin Uilu juures, siis see oli nagu kutse peal oli Pirk kalda peal ja Vilmis seda pildita siis, kui ta maas oli. Ja siis hakkas muidugi, see pildid läksid kohe Saksamaale, siis hakkasid tulema kõik võimalik Len-film ja Moss-film ja siis see asi võttis suure pöörde ja noh, nii ta oli. Et asi arenes päris meeletu kiirusega, sealpool samal ajal sinul ei olnud mingit kaitset oma tööle, et see läks nagu käest ära lihtsalt? Ei olnud, mingit kaitset ei olnud. Ja noh, kui ta seal kirjandusest läbi jooksis. Siis oli ta publitseeritud. Ja siis oli tehti rahvusvaheline veesuusatajate föderatsioon tegi oma žurnaali. Ja seal ta oli palju kordi figureeriti ja sellest paluti luba, et kas ma luban selle asja sõidu panda selle föderatsiooni žurnaali kaane pildile. Ja mina ütlesin, minul selle vastu midagi ei ole ja nii ta tehtigi, aga žurnaali ennast ma näinud ei ole ja eks ta tegi parajad kisa, aga minu käest hoiti informatsioon võimalikult kaugel. Suure hirmuga, et ta muidu põgeneb kohe ära. Väga huvitav lugu. Kindlasti tuleme selle juurde veel tagasi, et sul oli päris huvitavaid võistlusi, kus sa seal kihutasid selle pilliga. Ei no, seal oli huvitav, et mul tuli väga meeldivaid, väga kauneid tutvusi, väga kaunid kirjavahetused ja kirjavahetust mina kirjutasin eesti keeles, minu tõlk Boris Pirk tõlkis ja lõpuks hakkas ta kirjutama minu kirjadele vastust, nagu mina oleks seda kirjutanud. Nii et ta sai siis endale kavalere. Tema sai omale pruute sealt, kellel ta kirjutas ja ühte selle Viini mööblivabriku direktori tütart, ta narritas 2 aastat, see sai lõpuks aru, teda narritatakse, ta sõitis Berliini ja abielus seal. Muidugi minu peale tuli tige, ega ta ei oskanudki midagi öelda, ta ei teadnud, kus see tuleb, sest Pirk ei lasnud mul oma käega kirja kirjutada. Ütles, kuule, ma kirjutasin ise ära, et ma juba saatsin ära ja pani kogu aeg oma käekirja sinna mängu, nagu oleks see mina kirjutanud. Kas härra Pirk elab ka praegu veel või? Ei. Pirk on surnud ja ta ei andnud mulle ühtegi pilte, oli keelatud mulle iga koopide pilte andmast ja pärast ma tahtsin talle kätte saada, anna neid pilte ja siis ta ütles, ei, see on kõik spordi ajalugu, see on minu käes, aga tegelikult ta viisas kõik KGB-sse. Ja kui pärast hakkas siin nõudma, siis enne surma ta ütles mulle, et ei, kuule, sa eksis, seda ei ole olnudki. Nii et see oli väga masendav, et ühesõnaga see ajalugu osa läks kaduma. Et ilmselgelt sind jälgiti üsna teravalt, mida sa tegid ja mida sa leiutasid ja kus oma leiutistega käisid ja kes su kontaktid olid ja kõik. Näiteks üks lugu, see oli, mina töötasin keemioones, seal oli ka ülikooli kinokabinett ja kinokabineti juhataja oli mu klassivend Sakk. Ja temale öeldi, et Kruuvi ei tohi mitte mingil juhul mitte mingisugust koopiat teha. Mingit pilti tohi jätta ja siis ma võtsin Pirgi käest pilte, et kuule, et ma teen koopiad ja nii kaua, kui ma läksin ära tööl, tulin paari tunni pärast tagasi, pildid on kuivanud, et kuule, kõik läks tuksi, kõik leppisid kokku, üldse mitte midagi ei ole ja ma ei saanud ühtegi koopiat ja Pirk käis KGB tegelaseks seal ja keelati ära kinokabinetil minuga suhtlemine ja et jumala eest mingit koopiat ei anta. Ja see oli kõige hullem, mida ehmatas see tüdruk, kellega mul oli nii-öelda kirjavahetus. Ta oli väga antekas, ta oli väga kaunis ja arvati, kui ta kutsuti mind, et ma pean oma jõududega saada Poola piiri peale üle korraldavad nemad kõik. Ja kui ma oleks sinna läinud, karsid, ma mingil juhul poleks tagasi tulnud. See hirm oli neil kogu aeg. Oi, hirm oli väga suur ja sealt oli väga ilusaid pilte, ta oli mannekeen ja
ja ühesõnaga populariseeris ühesõnaga kangaid ja modelle niimoodi, et minul noorel mehel oli ikkagi silmad suured kogu aeg vaata. Siis inspireeris see ka sind kuidagi oma alal edasi? Aga kindlasti. Siis oli ühed võistlused, kus me pidime minema Ida-Berliini küll, aga partei funktsionäri Žižka Maksa leida tütar Maie. Ta oli ausalt öelda absoluutselt ei imponeerinud. Ja nüüd äkki tuleb, kuule, et sa sõidad välismaal, et võta mind ka kaasa, ma võtaks hea meelega kaasa, aga sa ei oska ujuda. Teeme niimoodi, õppi ujumine ära, siis võid tulla. Ja muidugi ta ütles, sa siis ei võta mind, sa veel kahetsed. Ja siis tema ema pani mind, nagu öelda, põlu alla pandi mulle märgi juurde, kuna tollel ajal pidi olema 12 parteilast kirjutama alla, et minule usaldus avaldada. Ja ülejäänud oli kirjutanud, ta üks ei kirjutanud, see oli kindlasti see Maksa ja siis ma nii päris musta nimekirja saingi muidu äkki, kui ma kord ära käinud. Ega ma ütlen aus, ma olen siis tagasi tulnud veel. Aga nemad seda ei teadnud. Aga nemad seda ei teadnud ja siis oli mul isegi nii põlu oli, et ma Haapsalu oli lubatud mul minna, et Haapsalu on sadam. Ja kooriga läksime kontserdi andma saartele ja mul öeldi ära, mine, sa ei tohi Haapsalusse sõita. Ei saanud Haapsalu viisat. Väga huvitavad lood tulevad siit välja. Aga ma tahaksin rääkida ka sellest pendlist või küsida, et millal sa selle tegid ja kuidas see siin töötab? No esimese pendli tegin Tartu Ülikoolile ja see on praegu füüsikamajas töötab, aga see oli lihtsalt inertsiga, panin tööle, sai näidata, kuidas maakera pöörab. Too oli Foucault efekt, et näidata maakera pöörlemist. See pendel on hoopis teine asi. Siin on ära kõrvaldatud see Foucault efekt ja pidurdatud ära, et ta ei näita maakera pöörlemist, aga see näitab kõiki võimalikke kõrvalmõjusid. Ja ma võin julgelt öelda, näitab maakera siseseid ja väliseid jõude. Ta näitas ära, registreeris ära eelmise aasta detsembris, kui oli planeetide järjestus, siis see pendel, ma võin öelda niimoodi, läks hulluks, hakkas vastu päeva liikuma ja kõik, et üks päev oli ta siis segane, siis ta stabiliseerus ära ja käis edasi nädala aega täiesti sellisel tasandil, mis talle meeldis, eks ole, ja ta enam ei hälbinud. Niimoodi, et ma tahan seda edasi arendada, näis, kui palju jõudu jätkub. Kuidas akadeemikud sellesse suhtuvad, sest me teame ju, et sa ei ole nende nimekirjas, et Ei, ma ühele targa mehele, keda ma väga austan, see oli noorma, rääkisin, et niisugune pendel mul on ja sellised lood on ja ta ütles, tema on füüsik ja seda asja ei saa üldse olla. Ma ütlen, mina ei tulnud siia vaidlema, ma ütlen, sellised faktilised materjalid on, et me peaksime selle teema tulevikus vestlema, aga me ei ole mina otsinud temaga rohkem vestlust, tema pole minuga ka otsinud. Nii et, aga seal oli ka üks vanem härra, ma teda ei teadnud, ta ütles, et see, et maakera kaaslaste efekt, mida pendel näitas, et see on reaalne, aga seal on ka teisi efekte. Mõtlesin, aga neid ma ei tea, ma ei oska nendele nime anda. Mis see on, aga selle jaoks on spetsialiste vaja, minu ala on teha selline aparaat, õieti selline pendel, mis võimaldab kõikide nende asjade uurimist, mis näitab välja need efektid, aga ülejäänud teadus pangu paika need mehed, kes jõuavad, kes oskavad ja kes tahavad. Kas sa võid ka lühidalt nagu öelda, mis on nagu plaanis tulevikus sellega teha, või on see saladus? Ei, saladust pole midagi, ma peaks need pendlid, mul on praegu 3 kuuli olemas, 2 pendlit on mul praktiliselt peaaegu käigukorras. Mul on tahtmine ta tuua siit maa alt välja, ta praegu on nagu öelda varistatud keskkonnas, nii siit välja tuua maa peale, siis viia ta nagu öelda vabas õhku, panna käima, kus ei ole tuult. Ja nii palju ma leidsin, et päikese mõju on talle olemas,
2-3 kraadi oli tema älbe suhe juba varem märgatud ja nüüd tuleks seda tõestada. See on väga väike suhe, eks ole, nagu sa varamalt ütlesid, et kas siin nagu sellised lihtsalt maised kõrvalmõjud ei mõjuta selle pendi tegevust? Ma usun küll, et mõjutavad, aga kui siin on praegune ise kirjutada süsteem, mis mul õnnestus nüüd siia nii-öelda valmis ehitada, aga ühel noore informaatika üliõpilane, kes pani välja oma koodi ja praegusel juhul see süsteem mõõdab 0,1 kraadi täpsusega. Nii et kui ööpäevane suhe on 2-3 kraadi, see on väga, väga suur täpsus, nii et 20-30 korda on meil võimalik praegu täpsemini tegelikult fikseerida. Aga selleks tuleb palju tööd teha ja näiteks, kas mul jõudu jätkub. Põhimõtteliselt on see asi ühendatud digitaalse maailmaga, Ja. et registreerida ja sinu osa on siis selles nagu füüsiliselt edasi viia seda, et see areng toimuks. Jah, ma püüan seda viia, aga nüüd on küsimus, et no minu rida on puht mehaaline, puht see osa, selle aparaadi ehitus, aga informaatika osa sinna ma ei küüni, sest igale poole lihtsalt ei jätku. Selge, väga põnevad kolm lugu, mis sa oled meile rääkinud siin juures. Kas sa oled viimasel ajal veel midagi uut teinud või on see pendel nüüd viimane asi, millega sa tegeled? Ma ei tea, mis on viimane. Kas pendel on viimane või on see midagi? Jah, aga ma arvan, et selle pendli juures on praegult, ma usun, et võib-olla veerand selle pendi liikumissaladusi on, nagu öelda, fikseeritud. Väga mitmese kohta on plaan viia Struve meridiaanile, mis jookseb läbi Tartu, siis me saaksime, tähendab, pikku meridiaani ja kuna minu arvamus järgi ta registreeris ära Haiti maaväringu, siis oleks ka meil vaja pikku laiuskraade ja vaadata, mis see toimub ja kui me jõuame nii kaugele, et see on võimeline registreerima maaväringuid ja on olemas ka selliseid eeldusi, et kui ta normaalselt tööle hakkab, me saaksime ka selle suuna ära määrata, kus kohalt tuleb älve, siis see võiks väga tõsine töö olla ja siin hakkab mängima muidugi selle pendli kaal. Nii pikkus pole tähtis, kõrgus pole tähtis, 5 meetrit täiesti piisab, et ta siin normaalselt töötab. Ja muud tingimused panda ja siis tuleb siin hakata juba tegema tõsisemad tööd. Väga põnev, et sa sellist asja edasi viid. Ei ole esimene kord, kui Eestis tehakse maailma tasemel teadust ja üllatatakse uue nurga alt. Ja loodame, et see töö kannab vilja, et siin on Struve meridiaanile need pendlid ka ühel päeval saavad seatud. Täname väga Eesti Leiutajate Liidu poolt ja soovime sulle jõudu, jaksu, head tervist, et Tartust tuleksid häid uudiseid. Täname Tartu Toinsit. Ma tänan teid, ütlete mulle natuke suure nime, aga ma tänan teid tähelepanu eest. See muidugi tiivustab edasi töötada.